Tere kuulama muusikanõunik podcasti. Siin Delfi meediamaja stuudios on kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Ja otse loomulikult täname ka meie toetajaid Tepsli, Converse Eesti ja Muusikalinn Tallinn. Suured tänud. Siim, popmuusika maailmas uudiseid on. Me oleme viimased korrad vist ainult mingitest kohalikest asjadest rääkinud, et nagu mujal ei toimuski midagi. Mujal on kõige tähtsam ilmselt see, et Harry Stylesil ilmus uus album. See on huge. On jah? No peab olema. Oled jõudnud kuulata ka? Kahjuks mitte, oli plaanis, aga teised plaadid olid veel kõndimistel ees järjekorras. No siin ta meil ju korra kõlas juba. Ja... Korra kõlas. Aga huvitav on küll, et mis tal seal lisaks sellele loole, mida me siin korra oleme kuulanud, kokku on ajanud ja ma nüüd ei mäleta, mis plaadifirma, millise suure plaadifirma all ta oli, aga üldiselt siin Eestis tundub on see Harry Stylesi albumi ilmumine üsna vaikselt läinud. Keegi eriti ei lärma. Kas Eestis läheb üleüldse mõne plaadi ilmumine suure lärmiga või? Taylor Swifti oma vist viimati. Okay. Seal oli niimoodi, et Terminalis oli... korraldati kuulamise õhtuid ja Metallikaga on suur... Korraldati... Tõesti. Ja erinevaid pidusi Taylor Swiftiga. Näed, ma olen ära unustanud. Tõesti, kus on Harry Stylesi marss? Ja vaata, meil neid suurtel plaadifirmadel ei ole enam siin Tallinnas enam nii suuri... Kontoreid ja siis ei investeerita. Aga on tõesti, mäletan Raadio 2 toodi torti, kui kellelgi tuli singel jälle, mäletan. Pinkil tuli singel või mingi plaat, siis oli tort Universali poolt. Ja tavaliselt helistatakse mingi, või kirjutatakse mitu nädalat ette, et kas te tahate äkki eelkuulata, tahate kohe selle arvustuse teha, äkki tahate mingit muud lugu teha pikemat ja nii edasi, siis ikkagi prooviti vahtu kloppida. Aga nüüd on selline, lihtsalt üks päev paistab päike, teine päev on jälle kole pilvine ja Harry Styles ilmub ja midagi. Muusika pole oluline. Jah, üks juustu suur firma, ma nägin, läks pankrot ja kedagi ei huvita. Kuidas see seotud sellega on? Selle ma näitasin... Et üleüldse on kõik? Üritasin luua pilti argisusest, et meieni ei ulatu selle Harry Stylesi uue plaadi ilmumise kära, sära, glamuur ja ma ei tea mis. Vaata, mis lahedad linnajalad siin. Mõtlesin, et see tuleb sinu süvakõhust. Ai jumal, sul on siis huumorimeeldena ikka kaasa võetud, on hea seegi. Et on mida oodata siit saatest. Aga Merit, kuidas sinul läinud on? Saab öelda vist hästi. Käisin kontsertil vahepeal, kinos. Ma ei tea, kas me oleme siin filmidest rääkinud, mida me käime vaatama, siis tahaks soovitada teistele ka või? Mõnikord ikka, kui on millest rääkida. Et ma käisin vaatamas paar päeva tagasi seda I Swear, ma vannun filmi, mis on tõsielu sündmustel põhinev ja räägib sellest Touretti sündroomiga mehe esialgu raskest ja lõpuks helgest elust Šotimaal Edinburgh'is. Ja mõtlesin, et kui väga hea meel olid selle filmi tegid šotlased, sest kui oleks ameeriklased sinna ligi saanud sellele loole, siis oleks see väga läägeks läinud, sest tegelikult siuke pisarakiskuja oli, aga väga sellises armsas mõttes ja ilma sellist seda suurelt kuidagi sellisena raamimata. Et üle pika aja selline film, mida ma tahan mõnda aega endaga kaasas kanda ja midagi muud peale ei vaata, et see mõju veidi kestaks. Ja ta töötab nagu
meil on siin palju juttu sellest, et kuidas mingi teema suhtes peaks teadlikkust tõstma ühiskonnas ja paljuski see hea idee seal taga koperdab nende leitud meetodite taha, aga ma ütleks, et see film tegi seda kuidagi väga orgaaniliselt ja hästi, sest ma tean, mis selle haiguse olemus on, aga neid kõiki detaile, mis seal kuidagi filmi sees väga toredasti ja kuidagi looses sisse ilusti põimituna avati, ikka ei teadnud ja sain ka üksjagu targemaks. Ja ta natukene peaks võib-olla kommenteerima seda sellist solvumise tühistamiskultuuri teemad ka, et on tõesti see sinna sisse toodud kuidagi huvitav? No selles mõttes, et Touretti sündroomiga sa ei, sa ei pea mulle rääkima, mida Touretti sündroom tähendab. Ma vaatasin kunagi lapsepõlves, peaaegu juba lapsepõlves, BBC doki Tourettist. See võis olla see mees, kellel see põhineb. Ja Tourettil on, ei no issand, sellel neid Touretti raskemad vormid on ikkagi sellised, millest ma pakun väga filmi, kindlasti tehtaks, aga see on siis mingi arthouse film ja Coca-Cola Plaazas seda ei näidata. Ja siis ma mäletan veel, et seda doki vaadates sain ma aru, et mul on ju Tourette light. hästi kerge vorm. Ei, aga see film vist, ma arvan, sa räägid samast dokist, millest üks teine sõber rääkis, kui ma talle sellest filmist rääkisin. Kunagi ammu BBC, neid dokke on palju, kunagi oli ka üks bänd, siin mäletan, oli mingi Euroopa bänd Teus või? Nendel oli video kus laulja käis mööda linna ringi oma sõbra või tuttavaga, siis kellel oli Touretti sündroom. See oli seda filmit nagu dokumentaalfilm, hästi hea video oli. Ja siis see käitus seal kogu aeg oma Tourettis. Et seal on väga huvitavalt lahendatud, mis on tegelikult vist suures jaos päris elust tulenevad need naljakad olukorrad, aga see on korraga traagiline naljakas ja mulle meeldib, kui need kaks asja on kokku toodud, et see on elu mõnes mõttes oma sellises ahastavas reaalsuse ja siis kuidagi leida sealt see naljakas, humoorikas aspekt, see on see, millega sa kinokülastajana seal saalis ka palju tegeled. Et justkui nagu lihtne film, aga samas kõnetab hoopis teistsugusel moel, kui pealtnäha võiks arvata, et ma soovitan. Ja mis kontserditel käinud oled? Millal me viimati kohtusime üldse, ma hakkan mõtlema? 2 nädalat tagasi. Kas 2 nädalat tagasi oli juba 23. veebruar ka möödas või? Oli küll, jah. Aga mul on selle veebruari lõppu ja selle märtsi nädalat pealt meeles Ants 1 live, mis kestis 1,5 tundi Kraalis. See oli vabariigi aastapäeva tähistamise raames. Ja oli hea? Ja ma olin neist nagu kuidagi eemal kogu aeg seisund, aga nüüd ma täna ka kuulasin neid EP-sid, mis vahepeal vaikselt tilgutatud on välja. Ja nad on, ma neid ise täna kirjeldasin niimoodi, et nad on nagu Ave Maria, kui Ave Maria oleks veits parem. Ületavalt siuke pungilik. Ma käisin Kaile Von Krahli teatris, vaatasin lavastust tagasiside ja mõtlesin selle ajal, et see on nagu see eksperimentaalse muusika kontsert, aga huvitavam ja parem. See on väga lahe muusikaline. On see Juhani etendus. Jah, Hendrik Kaljujärve muusika, aga ütleme nii, et ma olen siin korra seda halba asja öelnud, et minu tänapäeval on teatris huvitavam kui kontserdil. Okay. Kus sa veel käinud siis oled vahepeal? Või ainult Kraali pealt räägid? Käib teatris on ja siis räägib sellist, et huvitavaid kontserdid üldse ei ole, kontserdid teil käi, siis muidugi on teater huvitav. Ja ei, ma saan aru, et see on provotseeriv ja ma võtan oma sõnad tagasi. Ja mina ka provotseerisin. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Piret Järvis, tere! Ansamblist Vanilla Ninja ja palju õnne. Võitsite Eesti laulu ära. Ma kujutan ette,
et mingi üllatusmoment oli seal ikkagi teie jaoks ka sees, kuigi te vist, ma liiga tähelepanelikult seda ei jälginud, aga te vist olite seal niikuinii kogu aeg soosikute seas, eks ju? No jaa, täpselt nii ja naa, et eks me ju lootsime ja tegime väga palju tööd selle nimel, et võidaks, et võit koju tuleks, aga loomulikult, kuna konkurents oli sel aastal, ütleme, erakordselt tihe, et siis ju ei võinud ette teada, mis saab. Ja tegelikult ju viimaste minutiteni oligi minu arust ikkagi täiesti etteaimamatu, mis seal saama hakkab ja ka see lõpptulemus oli nii tasavägine lõpuks, et oleks võinud minna nii või naapidi. Mul on tunne, et kusjuures ma veel tunnen neid kahte inimest tänu kellele te võitsite. Üks on siin, kes, ma tean, et nad see vist oli helistamisega, eks? Nad muude teinud, kui ainult helistasid. Nagu haiged kanad. Ja ma saan aru, et seal oli, ja siis teise nime ma igaks juks ei ütle, aga ka väga tubli ja teada-tuntud inimene. No rõõm kuulda. Aga et tegite palju tööd, aga põhitöö ju nüüd alles algab, eks ole? No intensiivne kütte käib jätkuvalt edasi alates siis mis hetkest me hakkasime selleks Eesti Lauluks valmistuma, et ongi ikkagi küte iseloomustab, ma arvan, seda olukorda kõige paremini, et kas siis oktoobrist juba alates ikkagi. Oktoobrist, novembrist alates on tamp peal olnud ja nüüd see läheb sama hurraaga edasi, nii et aga võid sa sellest köögi poolest natuke rääkida, et mida te teete näiteks? Kas te harjutate või õigemini, mida te harjutate? Harjutama peate nii või naa, eks, sest muidu meistriks ei saa, aga mida praegune faas on küll puhas selline paberimajandus, aga muidugi ka selline loometöö ja kõik on hästi palju korraga, sest et ma võib-olla pean olema ettevaatlik, et mida ma tohin ja mida ma ei tohi, eks ju, avaldada, aga nii palju ma ilmselt võin öelda, et me ei lähe päris samasuguse lavastusega, nagu meil Eesti Laulul oli, et päris kiiresti, oligi paar nädalat, vist 2 nädalat, kui oli aega, et siis välja mõelda see uus kontseptsioon, millega minna, siis praegu on kõige kiirem osa see, et me peame siin kogu tiimi kokku saama, siis stilist on valitud juba? Ongi alates, eks ju, kõik need detailid, stilist ja siis tõesti, et kes see tuleb režissööriks kaasa. Siukseid asju tegelikult, mida ei oska ette näha, kui sa lähed sinna Eesti Laulu võistlusele, sa kuidagi nagu arvad, et see kõik on palju rohkem juba ette ära otsustatud sinu eest, aga tegelikult ei ole, et tuleb artist ja ta peab hakkama ise suhteliselt kõigega tegelema kuni selleni välja, et milline režissöör kaasa võtta siit Eestist endaga. Eeldaks jah, et see tuleb ju just, et justkui, et see Kerri poolt juba eelmisel aastal nagu ära pukitud ja inimestega kokku räägitud, et kes see võiks olla, aga ei, et siis sa võidad selle Eesti Laulu, järgmisel hommikul sa pead hakkama kohe otsima enda seda, et kes tuleb režissööriks kaasa näiteks. Et see on meeletu selline detailide virvarr, millele kõigele tuleb mõelda, aga jah, et siin täna hommikul ma olen tegelenud sellega siis, et saaks akrediteeritud kogu meie see meeskond ja siis me peame välja mõtlema, et kes kus ööbib lõpuks ja arvestama, et kes on selles hotellis, kus meiegi oleme, aga see on kõigiga sa ei ole ju ühes hotellis nõus olema, eks ole? Ei, me tahaks hea meelega olla, aga see on päris kallis hotell, mis siis, kus meie oleme sunnitud olema. Me ei hakka ju reskama raha paga nende elimestele. Tahaks raisata, aga see on ebamõistlik, kui sa vaatad. Täpselt, siis ma vaatangi, et Airbnb on kõrvalt ikkagi nagu poole soodsam, mul pole mõtet panna inimesi samasse hotelli. Et see on et siin on palju asju, millele mõelda. Appi tõesti, sina pead sükst asja. No just, aga ütleme Te võtsid kõik enda kanda. No jah, et selles mõttes, et me ei ole, eks ju, kuskil plaadifirma all, et võib-olla kui oleks keegi kuskil selline haldaks seda kõike meie eest, siis oleks vähem tööd, aga praegusel hetkel me oleme independent artist, et siis meil on ikkagi selle võrra rohkem ise ka vaja sellise bürokraatia ja muu asjaga tegeleda. Te tulete praegu üleüldse ju Tšiilist, ma saan aru. Ja seal käisite ka konkursil mingil. Just. Me ei käinud seal niisama ju. See tegelikult on päris sarnane formaat Eurovisioonile, kus me käisime, et see on siis Ladina-Ameerika selline suur festival, mis siis on ka aastatest, ma ei tea, 60-ndatest, 70-ndatest alates seal iga aasta toimunud. Ta on
peaasjalikult muusikafestival, seal esinevad sellised suured staarid, iga õhtus on nädal aega kestab. See festival Viña del Mar'i linnas Tšiilis, Vaikse ookeani ääres. Aga siis seal on ka stand-up koomikute osa ja siis on võistlusosa, kus siis meie olime ka nüüd see aasta ja oleme aastate eest ühe korra varem ka osalenud. Et jah, see on selline massiivne üritus, aga mõnes mõttes oli selline nagu hea soojendus või eelmäng ka Eurovisioonile, sest ta tõesti nagu formaadil päris sarnane, et sa oled seal võistlustules, sul on lõpuks me astusime 3 korda seal lavale, et seal kohapeal on publikut 20 000 iga õhtu, see on hästi huvitav publik, ei ole vaoshoitud nagu Eesti inimene, nad on väga häälekad väljendama kohe, mida nad asjast arvavad, et kui neile meeldib, nad on juubeldavad, tantsivad, elavad väga tugevalt kaasa, kui ei meeldi, siis nad ka seda näitavad väga häälekalt välja, nii et sa pead olema seal valmis, et sind võib-olla vilistatakse koha peal kohe välja. Kumba pidi teil läks? Muidu oli kõik hästi, aga üks õhtu, kus siis juhtus niimoodi, et enne seda võistlusprogrammi algust siis oli laval üks populaarne stand-up koomik ja ta tõmmati liiga vara maha, et rahvas tahtis, et ta oleks nagu edasi jäänud lavale ja kuna siis koomik viidi lavalt liiga vara minema publiku arvates, siis järgnes sellele meeletu vilekoor, muidugi lihtsalt, et vilistada välja see otsus, eks ju, et teie pidite minema. Ja me pidime suht kohe pärast teda lavale minema ja sel hetkel veel rahvas oli üsna pahane selle eelmise otsuse üle, nii et see oli väga huvitav kogemus artistina tegelikult, et sa lähed nagu ülipahase rahva ette ja püüa siis seal neile meele järel olla, aga ei, midagi hullu ei olnud, eks nad ikkagi nagu mõnevõrra rahunesid selleks hetkeks. Et enne meid oli õnneks üks esineja veel, Itaalia võistleja oli enne meid, kes sai selle suurema sahmaka endale. Aga jah, väga-väga huvitav. Aga Eurovisioonil te olete ju ka käinud, lähete 3. korda? Ei, Eurovisioonil me oleme ühe korra käinud Šveitsi esindamas aastal 2005, aga me oleme nagu Eurolaulul ja Eesti laulul osalenud paar korda edutult siis, kus me Eesti eest ei ole Eurovisioonile varem pääsenud, et Club Kung Fuga aastal 2003. Kung Fu ei saanud? Ei, siis läks Vaiko Eplik Claire's Birthday'ga. Aga õnneks sai tappa ka sellest, nii et kõik on hästi. Ei, kas just see on nii sürreaalne jah, et eks me oleks võinud samamoodi tappa saada, et me saime vist publiku lemmikuks, aga jäime viimaseks. Mina ei usu, et Vaiko Epliku fännid on, kes teile kallal tulevad. Ei tea. Need olid ikka teie fännid, kes neile Vaikole tappasid. Okei, loll nali. Hea küll, ma ütlesin mulle see Maltur, et tõesti, jah. Aga Tšiilis esindasite ka Eestit või? Ja, seal on samamoodi tegelikult niimoodi, et just kui siis erinevad riigid on oma artisti võistlust tulla saatnud ja just see on selline riikide vaheline rebimine. Ja mitmendaks te olite? 3. Nii et meil läks tegelikult väga hästi. Et peaauhind läks Hispaaniasse ja parima artisti auhind läks Dominikaani Vabariiki. Aga ma küsin veel ennem kui Raul küsib, mis kaalutlustel te sinna üldse läksite, mida tegema saama? Meid oligi, et me aastal 2008 käisime sellel võistlusel esimest korda ja pärast seda meil on jäänud sinna kontakt meie nii-öelda kohaliku mänedžeri näol ja ta on päris tihti kuidagi ilmunud jälle pilti, et kuulge, et kas te ei tahaks äkki taaskord tulla siia. Ja see on ütleme just viimastel aastatel, kui me siis Vanilla Ninjaga oleme jälle rohkem tegutsenud, et siis see on aina aktuaalsemaks läinud see kutsumine. Aga siin viimastel aastatel on igasuguseid muid takistavaid olukordi ette tulnud, et me ei ole saanud ikkagi minna ja sel aastal see justkui nagu nüüd õnnestus ja huvitaval kombel see kõik õnnestus täpselt samal ajal, kui meil nüüd oli ka Eesti Laul ja nüüd tuleb Eurovisioon veel, et väga selline tihe konkursside talv-kevad on meil. No kuidas Tšiili maana on? No me ei saanud väga palju seal ringi sõita, et me olimegi Santiagos alguses ja siis liikusime sinna kuurortlinna Viña del Mar'i, kus see võistlus ja festival toimub. Aga väga tahaks sinna minna tagasi ja seda riiki läbi kammima, sest et Tšiili tundub küll väga ilus, äge koht. Et mul on see plaan, et ma tahaks sinna minna turistina. Mul on tunne, et sulle vist meeldib reisida, eks ole. Vastu tahtmist sa vist ei käi, aga kui sul nüüd praegu oleks võimalus, et kohe minna, kuhu läheksid?
ma läheks hea meelega küll kohe Tšiili tagasi, aga ma pean enne Viini jõudma. Nii et Tšiiliga peab ootama, aga jah. Aga mingit sellist salakohta, millest keegi ei tea? Bucket listis on mul olnud ammusest ajast näiteks Namiibia, ma tahaksin minna. Oled kuulnud kellelgi või? Pigem piltide pealt vaadanud, et seal on see kõrb, ma kahjuks mäleta seda nime, aga väga selline eksootiline, mille sarnast mina ei ole veel kogenud isiklikult. Näiteks on üks koht, kuhu tahaks sattuda kunagi ja muidugi nende Instagrami piltidega tuleb olla natuke ettevaatlik. Aga mitte ainult Instagramist, ma olen väga palju mujalt ka näinud ja mul on see sisetunne, et sinna ma tahan kunagi jõuda. Sa tahad ikka enest vaadata, jah? Pilte? Hästi väiksed. See on väiksed mustvalged pildid, jah, tahan, jah, see on siuke udune ahvipilt, siis ma kohe mõtlen, et see on see koht, kuhu tahan mina minna. Selge pilt, aga hakkame muusikat kuulama. Eesti ja mitte Eesti muusika on vaheldumisi ja tavaliselt esimene pala on ikka kohalik. Hinded anname 1-10. Värsket Eesti popmuusikat, see on Kotid, kirjutatakse Q-O ja nii edasi. Ja pala pealkirjaga Kus sa lähed? Vähemalt Spotify järgi vaadates meeletult populaarne. Merit, kas sa tead Kotte? Ei, ma tean Kunn. Ka Q-ga, Kunn või? Jah. Aga nemad on Kotid. Ei, ma ei ole kuulnud neist. 3 noort ilusat poissi vist. Ma ei arvanud isegi, et see täisbänd on, sest mulle tundus, et ma muidugi, mu kõrv ei ole tegelikult piisavalt haritud üldse seda üritada välja kuulda, aga need trummid tundusid
produtseeritud lihtsalt sinna juurde veiva. Ma ka ei tea, ma korra mõtlesin, mul on tunne, et selle singli kujundus on AI-ga tehtud. Siis ei, nad pille ei mängi. Okei, nojah, seal oli... Kuigi siin kas nüüd ei ole nii, et kui on lugu on tehisaruga tehtud, siis on märge juures. Seda vist lubas Apple Music. Ma ei tea, kas Spotify on seda üldse välja öelnud, et nemad hakkavad seda tegema. Kas siis nagu artist peaks ise teavitama, et me tegime selle AI-ga? Kuigi ma eeldan, et paljud ei taha võib-olla isegi, et see oleks avalik info. Loomulikult. Oota, kas sa tahad öelda, et see on AI-ga tehtud lugu, mis on ülimalt populaarne? No ta on väga populaarsed, jah. Okay, nüüd mulle... populaarsed. See tähendab seda, et ma olen natuke sellesse kohta jõudnud, mida mõni aeg tagasi sai kardetud, et kuidagi inimestel on mingil hetkel täiesti suva, et kas on päris... See on õhku visatud lihtsalt spekulatsioon. Aga kas ta nagu... Aga nagu kõlas, eks? Ta kõlas... No ja lõpuks jõuab selleni asi, nagu siin jutt enne oli, et turunduse taga on kõik, et kui enam Universal ei turunda Harry Stylesi, siis see ei tundu üldse enam nii äge plaat. Aga mul on tunne, et nad teevad selliseid kurva meloodia, mis sa nüüd näitad siis? Need tunduvad, jah. No, on siis ilusad või ei ole? Ma vaatasin nii väikest pilti, ma ei saanud aru. Kui keeldada, sest kui populaarsed nad on, siis nad peaksid ilusad olema. Mis see populaarsuse määr praegu on? Neil on mingi seal oli üle 23 000 kuulamist ja Tallinnas 1000, mingisugune 15 000 inimest kuulab Tallinnas. See on ikka vihased numbrid. No nende kõige tuntum suurem lugu on Spotify's üle 1 miljoni kuulamise. No võt. Aga see ei ole sugugi praegu hetkel Eesti top 50 Spotify's ta hetkel ei ole. Seal on tegelikult üks uudis on seal tabelis sees. Mis seal on? Aga see ei lubanud Eesti uudiseid rääkida. Eelmisel reedel ilmus sellisel artistil nagu 35 Mafia. Täiesti tundmatu suurus. 16-aastased inimesed tegid laenatud mikrofoniga loo. Neid on varem raadios mängitud ainult vist ühes Liil saates. Ja nüüd ilmus reedel lugu ja see kihutas Eesti tabelis esimesse, see on eestikeelne UK Garage ja hetkel on Nublu sellest Kesselaiust ees, mis on nagu massive hit, eks. Ja nad on pannud sellest ette. 35 Mafia, mingi tüdruk veel laulab. Ja, aga sa lased seda varsti või? Sa oled siuksed puhka näo. Ma kuulasin seda küll, jah. Aga ei lase. Kes meist tegelikult räägib üldse? Praegu rääkis Siim, vahepeal läks Piret ütles ja praegu räägid sina. Igatahes see on mingi naiivsus, mis algusest tundus sümpaatne nüüd selle jutuajamise käigus. Ma sain aru, et seal on seda käsuviiba tunnet juures küll, et on mingisugused asjad sisse kirjutatud, et võiks niimoodi kõladest alguses. Kas või see, et seal võib-olla ei ole siis äkki süsteem täpselt aru saanud, mida küsitakse, sest alguses mulle tundus, et kas need on mingid räpparid, kes hakkavad, et see läheb kohe mingis mõmina räpiks, aga tegelikult läks indie-popiks ja seal tekkis juba segadus natukene, mida ma täpselt kuulan. Et mingisugune huvitav siuke keskmiseks muditud asi oli, mis sealt välja veeres. Ja see mingi puisus, aga kui see ei ole tehisaruga tehtud, siis võib-olla see puisus on nagu selline väga mõnus. Nunnu ka. Ja, see kitarrikäik iseenesest oli ju hea käik. Kitarrikäiku meenutav käik. Ja natuke siuke koolibändi tunnetus, seda ma võin ka selliseid asju respekteerides kuskilt ikka peab alustama ja asja veerema panema. Jah, hästi keeruline nagu ilma taustateadmised hinnata, kuigi tegelikult... Miks? Sa lihtsalt lugu ei hinda? Miks sa seda tausta vaja teada on? Seepärast, et mõned asjad on õhus siin praegu.
et sellepärast. Ikkagi, aga see on kõik on teisejärguline. See on kõik teisejärguline. Mõnikord on, mõnikord ei ole. Ma tahaks ka, et oleks, ma suudaks kõiki asju ühe mõõdukava järgi hinnata, aga tegelikult ma olen aru saanud, et ei. No, nagu... Sulle ikka meeldivad eelarvamused? Sulle ei meeldi või? Sulle meeldivad ka? Ma tean, et tegelikult... Ma olen millalgi hakkasin võitlema nende vastu. Sa ei võitle veel nende vastu tegelikult. Võitlesin selle kujutletava mõõgaga raiusin, et nii, et oli raiutud ja praegu ainult tunnustan seda, kui saab nendele 1-0 teha. Kui sa võitled nende vastu, siis seda pidi, et sa üritad neid välja tuua teistes, aga neid alati ei ole seal. Ma olen tähele pannud seda. Aga paneme 6. Merit ilmselt ei julgeks kuhugi pimedesti minna. Ei. Pimedesti. Ma olen suur pimedesti fänn. Seotakse silmad kinni ja pannakse erinevad joogid ette, siis sa pead ütlema, mida sa sõid. Siis sa... Miks ma peaksin võtta? Olgu, kulge. Piret, kuidas sulle tundus? Kotid? Ja, et esimese hooga ma panin siin ka kirja, mõnus boyband vibes, tore selline mõnus lendlev feeling oli õhus, aga ja, et poole pealt ma sain aru, et ma jäin igatsema mingit sellist arusaadavat pealkirja või punchline'i, et see sõnum nagu sealt paremini välja joonistuks, et praegu oli kuidagi hästi lõppkokkuvõttes tagantjärele hinnates kuidagi väga laiali valguv just see sõnade poole, et ma ei saanudki aru, millest see rääkis, vahepeal korraks oli mingi hästi põnev mingi kirja ette lugemise mingisugune fraas, mis ka ei jõudnud kuhugi välja, et see jäi mind kõige rohkem häirima, et ma ei saanudki aru, mis selle laulu nagu sõnum ja, või vähemalt mis selle pealkirigi oli. Et see feeling iseenesest oli tore ja nagu Meritki muidugi ütles, et nüüd, kui see väike nagu taustainfo kohale jõudis, et võib-olla see on lihtsalt üks AI-ga tehtud teos, et siis ta ei tundu enam nii mõina, kui võib-olla alguses. Aga ma ütleks, et siit on nagu minna küll edasi, et see on selline hea alguspunkt, kust see ansambel kutid või kotid, kuidas nad ise soovivad ennast nimetada, et kust nagu edasi minna, et miks mitte, jah, et ja populaarsust on, et järelikult ikkagi on kõnetab on ju mingit teatavat osa inimestest. No ma panen keskmise niisuguse 5 praegusel hetkel, et mulle midagi väga meeldis selle loo juures, aga midagi ei puudu. 5. 5 läks kirja. Aga loodame, et ei ole seal tehisaruga mingit pistmist. Kuigi mis siis on? On tehisaru, siis on tehisaru. Vaata siis, kui on keskpärane lugu ja tegelikult selgub, et ei ole ise tehtud, siis ongi nagu natuke enam. Aga kui sa oled pannud talle käskluse, et palun keskpärast, ta on hästi keskpärast, nii et kõik saaks rahulikult keskpäraselt ennast tunda ja siis sulle tehakse, see on ju kõik on ju väga hästi. Läheb väga keerulistesse kohtadesse. See kotid... Sa tead neid siin või? Ma isiklikult artisti tean küll, jah. Teevad räppi ka kindlasti, on ju? Ja nemad on nüüd ka selle laine harjal rähmanutest, kes selle tüm ja räpp on kokku pandud. Neil on olnud sellised ooksad... Lädra sound ühesõnaga. Jaa, aga nende muusika ei ole nii agressiivne, brutaalne, ta on rahulikum, aga tüm on taga. Lisaks nad ei ropenda, nad ei räägi sõgedaid seksistlik ja misogüünseid jutte ja ei räägi ka liiga palju joomistest ja narkootikumide söömistest. Räägid lihtsalt SMS-idest, mis on tulnud. See oli see kirja ette lugemine seal meil. Jah, kusjuures naljakas oligi see, et ma kukkusin selle teksti pealt maha, samamoodi nagu Piret rääkis, et ikkagi tänapäeval ei ole harjunud enam kedagi nagu pikemalt kuulama, kui ta ei ropenda rõvedalt ega räägi mingisuguseid öpsöönsusi. See oli nali. Raul, ära tee seda koledat nagu. Aga nad on justkui nagu selle valdkonna siis need nunnud kutid justkui. Ja see on tõepoolest nende samm indie poole, aga ma ei ole neid
nüüd nii täpselt ka järginud, et ma teaks täpselt, millistes stiilides nad kõiki juba puudutanud on, aga minu arvates ma ei ole neid tabanud sellises pop-indis või rap-indis, siin oli see oli sellest loost kenasti tunda, et siin on see moodsa ja räpp ja indie on kokku läinud, see vokaalesitus, selle vokaali iseloom oli väga selle uuelaine räpi moodi, aga ja see lugu ise oli minu arvates nagu hästi armas, ta nagu ei proovinudki seda mingisugust meloodilist jõudu taha saada või midagi nagu välja pursata, see lugu tuli nagu sellises õlad veits alla olekus, tuli uksest sisse, poiss ütles midagi ja jäigi niimoodi lihtsalt seisma, kõik rohkem midagi ei juhtunud. Ja see oli väga armas. Ja need soundid mulle meeldisid ka, mina ei võta voli kellegile kahtlustusi esitada, mis pille nad on kasutanud ja see pill on pill muidugi. Pill on pill ja see seal oli nagu see kitarrikäik, see oli nagu kitarr, mis oli läbi, ma ei tea, autotuni või mingi masina lastud, selle sound meeldis mulle ka. Ja mul siiamaani kõlab kõrvus. Jah, kajas metsikult ja see oli nagu kihvt. No ma ei saanudki aru, kas see oli nüüd 7 või 8. 7. Ikka oli 7, jah. No ma nagu ka ikkagi igatsesin siit lihtsalt seda mingit ühte fraasi, mida ma saaks praegu kaasa laulda jätkuvalt nagu oma peas, sest mul lihtsalt sõnadest ei haakunud ükski asi. Et muidu see viis oli jah väga nunnu ja nagu see feeling selles laulus. Ma täpsustan siin veel. Ta oli nagu kogu aeg oli nagu laulu lõpp. Ja, oli jah loo lõpp. Kotid, kus sa lähed? 18 punkti. We don't get along. We don't get along. We don't get along. Bello made it right. We don't get along. We don't get along. We don't get along. We don't get along. Looking in the mirror with these words on my tongue, I've come to this conclusion. We don't get along. Saving myself from myself is a job, but someone's gotta do it. So let's just move along. I'm all fucked up, but it's all my fault. I ain't wanna do it, but temptation is strong. Now I'm left in the cold. Let my story be told. Let my story be told. Yeah. Pain in my cardiac matches the pain in my brain. Living in the shadows, you know where to find me at. Place where they don't dare speak good things. Make out session, oh am I late? Had another make out session with codeine. I kiss her, she kissed me to sleep. Had a Hollywood dream since 2016. We don't get along. Looking in the mirror with these words on my tongue, I've come to this conclusion. We don't get along. Saving myself from myself is a job, but someone's gotta do it. So let's just move along. I'm all fucked up, but it's all my fault. I ain't wanna do it, but temptation is strong. Now I'm left in the cold. Let my story be told. Juice WRLD, We Don't Get Along koos Marshmallowga. Juice WRLD samuti hullult populaarne. Siim, mis selle taga on? Appi, mul tuli praegu ajukramp. Nii, lase käia, see on mõnus.
kas ta on elus või ma küsisin sama asja su käest enne, justki. Sa ütlesid, et ta on surnud. Ma väitsin seda, aga tegelikult see oli küsimärk. Aga on ta, mina ei teadnud, et ta surnud on. On ikka vist. Ma ei julge katsutada seda arvuti. Ma hakkasin guugeldama seda igaks. No nii. No. Mina mäletan, et Juice WRLD meeldib Genkale. Kõvas. Ei, ta suri 8. detsember 2019. No võt. Ja tal on samuti jälle, võtan siin selle ei, ta oligi Spotify statistika lahti, siis ta ongi tohutult kuulajaid. Suurem töötab turunduses. Ma ei tea, kas ja Everybody Loves You When You're Dead on üks siuke lugu olemas, aga see on üllatav sellisel juhul. Ta tuli Post Malone'i järel oli temaga veidi sarnane tüüp oma vokaali eripäradelt. Kas Ameerikast? Jah, Ameerikast ja selles loos praegu oli kõik need asjad, mis ma nende stiilis, neil on selline ülimalt melodramaatiline selline, emo rida on nende rida ja selline totaalne kurblikkus ja minna laskmis meeleolu ja ta oli kõik need elemendid olid selles loos nagu ma ei tea, nagu justkui korda 10 need elemendid, mis mulle meeldi, aga nad olid nii üle korrutatud, et see praegu mulle meeldis väga. See pedaal oli nii põhja keeratud ja mulle meeldis see vokaalmaneer siin palast selles nii-öelda riffis või refräänis oli tal siuke tunne oli, nagu tal oleks terve arbuus korraga suhu pandud ja siis ta proovib sealt vahelt midagi välja hingata. Loen jah, et Chicago lennujaamas oli lihtsalt ära surnud üks hetk ja oli just kuulsaks on 21 aastane. Vaat siis. Jah. How? See oli see periood, kus neid järjest suri. Langes kui loog. Jah. Mulle meeldis see lugu. See oli ka, vaata... Ka üks kidra käik ainult. Ja. Et seda indie räppi tuleb aina ühti esile. Nii ilus eesti keel, aina ühti. Siukest sõna ei ole tegelikult või? Just ütlesin, et ilus eesti keel. Kõik, mida inimene eestlane räägib, on eesti keel. Punkte annad? 8. Piret, liiga primitiivne? Ei, ma kuulasin huviga, mida siin asjadest siin arvas. Mulle alustuseks väga meeldis ka see selline new metal kidrakäik, mis moodustas selle põhja ja see emo tunne selles loos ka oli minu jaoks sümpaatne, ilmselt seoses sellega, mida ma noorena olen ise kuulanud. Samamoodi ka boybändi teema taaskord selline, kuna olen ka lapsena boybände jumaldanud. Millised täpsemalt? Minu kõige lemmikum boybänd läbi aegade on Backstreet Boys. Okei. Ja. The Boyband. The Boyband, jah. Aga jah, et ma läksingi... Neist oli see hästi huvitav dok, kas see oli vist neist? Neist kunagi on olnud küll üks dok, aga see ei olnud mingi... See on Spotify, Netflixis, kurat, kõik on üks Spotify tänaval. Mõtled see manageriga seoses või? See Lou Pearlman kriminaal see nurga oli küll, jah. Tõsi. Aga ühesõnaga jah, kuna minu nii-öelda sellest nooruspõlves on nii boybändide armastus kui ka new metali armastus ja siis siin loos oli mõlemat nagu touchi, et selles mõttes kokku mulle see lugu pigem meeldis, et jah, ma ei saa öelda, et ma oleksin selle Post Malone'i ja sellise stiili suur austaja muidu, aga lihtsalt tunde pealt oli sümpaatne lugu ja siis ma annan talle näiteks, ma annan 7. See. Merit?
väga-väga meeldis, sest kõnetab ju tegelikult ka täpselt samamoodi nagu Piretil seda emo muusikaperioodi, mis mul ka kunagi teismeas olin, et kuidagi orgaaniline edasiarendus tänapäeva, kuigi ma ei tea, mis hetkel tegelikult selle võis teha, aga kehtib ilmselt endiselt see väide. Kas emo ongi nagu noore inimese teema põhimõtteliselt või? Mul eile kodus poeg rääkis, et ta vist mõtleb emoks hakata. On niimoodi. Kaalub praegu, ja siis... Aga see vist tõesti... Siis ma tegin kurba nägu nagu ennegi ja siis ta ütles, ma tegin nalja ära muret. 10-aastase naljad. Jah, võib-olla on endal ka meeles natuke niimoodi, et üks päev lihtsalt tuli ette võtta ja hakata emoks, aga on küll vist noorte inimeste muusika, kuigi ma ei tea, siin vanemate nooremate hulgas ikkagi seda muusikat tuleb näiteks nende bändidesse ka sisse, nii et võib-olla see nagu päris teismeea asi ka ei ole. No. Aga... ma tean ühte vanaemot, see on see Robert Smith. Ohutavalt kurb õudselt kurb vaatepilt. Vanaema. Igaüks elab niimoodi nagu paremaks arvab. Mis selle loo mul juures meeldis oli see, et siin, kuna see mingi valu, mis siin sees oli või mis see selline, ma ei taha seda vingumiseks üldse nimetada, see oli ikkagi kuidagi nagu see oli mingisugune tunne, mis oli lihtsalt seest välja saada või siis oli väga nagu veenvalt sellisena esitletud, aga see kandis seda lugu ja tegi tühiseks kõik need muud asjad, mis seal taustal toimusid, et ma ei samasugust sellist kriitikameelt ei kasutanud selle loo puhul üldse, mis selle Eesti veidi nagu sarnases võib-olla kategoorias toimetava asja puhul rakendasin. Et seda kandis see tunne ja see kuidagi viitas sellele, et see tuleb väga siirast kohast ja seepärast on seda kuidagi ka lihtne puhtalt tunde pealt hinnata, et sa jätad need tehnilised asjad, aga 8 küll jah, tehnilised asjad kõrvale. Et, Good. 8 oli ammu kirjas, Juice WRLD, We Don't Get Along ja koos Marshmallowga 23 punkti. And puffins
Sybil Wayne, Can't Keep It Together ja täna hommikul Vikerraadios kuulsin ka, et neil on, saatejuht ütles, et neil on ka uus album kohe tulemas. Ja võin ühe märkuse veel teha. No. Nende eelmist singlit, see ilmus nüüd just, aga eelmist vähemalt seal Vikerraadios mängitakse kogu aeg. Ja seal on kõik kena korralik lugu, aga täitsa absurdselt kõvasti on seal miksis esil see basstrumm imelikult veel hästi kõrgetega. Ja nüüd on uus singel ja siin on soolotrumm, lööb sulle vastu pead. Et midagi on neil selle trummariga selle miksimise juures kahtlane minu arust. So. Meriti kord rääkida. See on suvaline ääremärkus, aga ma vist mingid lood, ma mingi loo kohta hiljuti ka ütlesin, et see ei meeldi mulle sellepärast, et kuidas see, mida see basstrummiga on tehtud. Sellised väiksed asjad võivad loo ära rikkuda küll. Aga siin igal juhul mina ootan seda Sybil Wayne'i albumit nüüd, seal igas loos on kindlasti mingi asi ja siin on taldrikud nii kõvasti. Äkki see on taotluslik siis? Kindlasti, see ongi tehtud spetsiaalselt, et sellised trummi-inimesed saaks aru ja oskaksid nagu tähele panna. Ja, trummar. See on nii veider tõdeda, et ma olen ka nüüd elanud piisavalt kaua, et näha ühte vana, ma võin öelda nagu kogenud bändi muutumas millekski muuks, mida ma nendena enam ära ei tunne, sest selle loo puhul oli selline efekt, sest ma olen neid ikkagi sellise suhteliselt sirge riffipõhise pop-rockina alati teadnud, siin-seal kuulanud, aga mitte niimoodi väga pühendunult. Aga ma enam-vähem arvasin, et ma alati tean, mis nad on ja võib-olla kui ma nägin seda uue albumi reklaami maale sinna Facebooki voogu jooksmes, siis ma mõtlesin ka, et okei, selle ma võin endast mööda lasta, et see ilmselt ei ole mulle. Aga nüüd see lugu natukene siis tekitab seda... Sa ei tundnud neid isegi ära ju. Jah. See on hea. Aga see on super, selles mõttes ma arvasin, et tegemist on alguses nagu mõne... me aeg-ajalt oleme siin kuulanud selliseid naissooloartiste, kes teevad sellist hüpnagoogilist sellist mängudoosi poppi, sellise õrna puudutusega natuke haldelikku, et see oli see esimene pilt, mis mul hoopis selle looga tekkis, et seal on see terve see bänd, aga ma ei tuvastanud enne, kui üle küsisin siin, et ma olen meeldivalt üllatunud ja see lugu meeldis mulle, sest see oli nagu jättiski sükse mulje, et on kõik eelnev, mis on tehtud, on nagu sinna paika jäetud ja uuesti mindud siis nii-öelda joonistuslava juurde ja mingisugused muud mõtted, mõjutused, inspiratsioonid käiku lastud, et lahe värsk, nagu, et on mingi suutelisus teha nagu nullkohast uus asi üles ehitada. Ma arvan, et sellele ka 8 ikkagi, et see oli väga ilus lugu. Piret, kui teie Vanilla Ninjaga proovidete või uusi lugusid kaklete ka? Jah, teine kord on tulnud, selles mõttes mitte sellist kurja kaklust, aga mul lihtsalt siit praegu lähiminevikust meenub, et kui just seda Tšiili lugu, kui me tegime, ma pole kunagi nii palju pidanud uuesti sõnu lauale tooma, Sven Lõhmus on lihtsalt nii nõudlik, et me käisime Tšiilis Sven Lõhmuse looga, aga me tegime koos sellele sõnu, aga lihtsalt, ma arvan, reaalselt 10 korda tegime neid ümber, sest et lihtsalt Sven ei olnud nagu lõpuni rahul. Härrale ei sobinud. Ei sobinud, jah. Et väga, väga huvitav. Et selles mõttes ei olnudki mingi kuri kaklus, et okei, selge, aga jah, et ikka on neid loomingulisi erimeelsusi teatud hetkedel. Aga see on normaalne minu arust, täiesti okei. Aga kas ma nüüd võin selle loo kohta ka? Jaa. Ma just sellepärast küsingi, et nemad on tõenäoliselt pidanud vaidlema kõvasti, et jõuda sinna, kus nad praegu on, ma eeldan. Või ei tea, see oli nii ilus lugu, et võib-olla see tuli just hästi puhtast ilusast kohast. Et
mulle tuli suure üllatusena, kui sa praegu ütlesid, et see on Sybil Wayne, tõesti, ma olin nii üllatunud, sest ma väga, mitte sest, mulle on Sybil Wayne alati meeldinud, aga praegu seda lugu kuulates ma väga nautisin, mulle väga meeldis see lugu. Mulle taaskord, ma ei tea, kas see on adekvaatne, kuna ma ei ole, eks ju, professionaalne kriitik nagu teie, siis mulle on vist sellised asjad lubatud, et ma võin nagu oma mingite nostalgia hetkede ja nostalgiliste tunnete pealt siin nagu plusspunkte jagada, eks ju, et ma tundsin, ja võib-olla ongi Sybil Wayne'i mõjutanud siinkohal näiteks Mazzy Star või siuke nagu mingi dream pop selline tunne oli siin minu arust domineeriv ja ma üldse imestagi, võib-olla nad võtsidki, et kuulge, et teeks mingi Mazzy Stariliku asja ka, et meil on varem alati selline kütterokk olnud, et katsetame, teeme ja ülihästi kukkus välja, kui nii oli mõeldud ja mulle on alati meeldinud, ütle mulle vokalisti nimi. Sybil Wayne'i laul ja mis ta on? Mulle meeldib kõikide stuudios olijate nägu praegu. Ei, ma tean seda küll, aga mul lihtsalt praegu ei tule meelde, igal juhul jällegi pean ütlema, et tema vokaal on mulle alati meeldinud, aga siin, enne kui ma teadsin, et tegemist on temaga, et siis ma just mõtlesin, et vau, et äge vibrato oli seal ja selline väga, ja jällegi, mina kuulsin siin kohe ära, et olid päris instrumendid ja selline see bändi päris soolotrumm. Jah, päris soolotrumm ja kõik muu, et see mulle üli väga kuidagi sümpatiseeris ka, nii et mina tahaksin anda nüüd siis enda kõrgemad punktid tänase jooksul, ma annan 8. Ja ma veel jõudsin seda ka mõelda, et nüüd kui ma lähen koju autoga, hakkan siit sõitma kodu poole, siis ma kindlasti panen selle loo uuesti mängima. Good. Mulle meeldis nii samuti ja varem ma on Sibul Pein. Sibul ja Vein. Või Sibul ja Vein. Teine Näid, Eesti ansambel täna, kelle nimi ei ole parem. Ma tean, Sibul Vein on muidugi kirjandustegelane ja nii edasi, aga ma ei saa, ma näen seda nagu Sibul ja Vein. Tõesti? Jah, ma ei saa. See on lihtsalt Sibul ja ei ole mu suhe Sibulaga olnud elu jooksul hea. Aga selle loo puhul oli kõige meeldivam efekt minu jaoks see, et ta ei seostunudki mitte millegiga eriti, et ta oli nagu mingi uus dekoratsioon mind ümbritsevas muusikaruumis ja ma ei mõtle ainult seda, et olgu hea, seal oli tõesti pisut seda mingit kõrberokki või spagetit all kuskilt natuke kuulda ja dream popi niisamuti, aga ma ei mõtlegi muusikalisi nii-öelda referentspunkte, vaid ka nagu selle loo selliseid referentspunkte maailmas, et milleks ta võiks sobida, mis tegevuse juurde või taustaks või mille hoogustamiseks, et ta oli täiesti uus nagu element ja selliste uute elementidega kohtumine on alati rõõmustav minu jaoks ja see kõlas kenasti ka. Trillerdas ilusti. 8 oli kirjas, see teeb kokku 24 punkti. Sybil Wayne ning Can't Keep It Together. Nüüd jõuame ühe loo veel kuulata ja kuigi Morrissey uue plaadi pealt me oleme juba muusikat kuulanud, aga see oli siis, kui veel albumi olnud väljas ja ühte singlits, kui meil Lauri Saatpalu külas käis ja nüüd on see Make Up Is a Lie väljas ja sealt leiab ka loo nimega Lester Bangs, kuulus Ameerika rokikriitik ja Lester Banksi ja siis rokikriitiku ülistuslugu ja tihti seda ikka juhtub, et muusikud, kui üldse on juhtunud, et teevad muusikakriitikust loo, eriti veel Morrissey, kes põhiliselt ikkagi muusikakriitikutelt vähemalt viimase 40 aasta jooksul hea küll, 30 aasta jooksul ikka põhiliselt sõimata saab. Et siis pühendusena teile, te professionaalsed kriitikud,
Kell on lubatud igeme ringi korrigeerida, kellele on tahetud näkku sülitada, mida hirmsaid asju, kõike sellepärast, et te olete lihtsalt teinud oma tööd. Ja nüüd on Morrissey kirjutanud võimuselt ka teile ühe loo. Aga kurat, ei taha tööle hakata. Arvuti ka meil siin muusikakriitik. Another tight beer can night in your basement of despair. Naked ladies on the wall because they belong there. Detroit t-shirt worn and torn with 7 days of stains. But oh, when you lift your pen for Roxy Music and the Dolls, the Village Voice, it has no choice. It must laud your every word. How does it feel to be you? Oh, Lester Bangs, how does it feel to be you? Lester Bangs, 3,000 miles away. This nerd hangs on your word. I lean and you are leaned upon when all my life was so wrong. Drugs and Allen Ginsberg books. Every day is the same. Lester wrapped in an American flag. He watches the football game. Then Lester loose on carpet full of 4 a.m. pain. But oh, when you lift your pen for Roxy Music and the Dolls, the Village Voice, it has no choice. They must laud your every word. How does it feel to be you? Oh, Lester Bangs, how does it feel to be you? Lester Bangs, 3,000 miles away. This nerd hangs on your word. I lean and you are leaned upon when all my youth went oh so wrong. Morrissey ja Lester Bangs. Siim. No nii. Morrissey oli ju tõenäoliselt, kui ta ei oleks hakanud muusikat tegema, oleks tõenäoliselt ise muusikaajakirjanikuks või kriitikuks hakanud. Võimalik. Ta ju luges usinasti Makerit ja New Musical Expressi ja see, et ta saatis sinna nii palju kirjasi. Ta oli ka New York Dollsi, kellest ta siin laulis fänklubi esimees. Inglismaa oma. Oli see Manchesteri oma, ma ei mäleta täpselt. Ja neid tema kirju avaldati ka, siis kui ta veel oligi lihtsalt noor muusikahuviline. Samas Lester Bangs oli Ameerika muusikakriitik. Tollal veel 70-ndatel, 80-ndate alguses veel interneti ei olnud, nii et Lester Bangsist teada saamine, tema kriitikaga kokku puutumine nõudis ikkagi pingutust, sa pidid ajakirjasid Cream või Rolling Stone ostma või tellima Ameerikas.
ta oli Village Voices ka või? No siin ta laulis jah Village Voices. Ma eeldan, et kindlasti siis... Tõenäoliselt oli ka seal. Aga naljakas see on... No see ei ole nüüd muusikakriitiku vääriline seda öelda, aga teist lugu järjest, mis ma sealt Morrissey plaadilt kuulen, ta laul kõlab nagu vanal daamil. Ta laulab nagu vana naine. Vana daam, ega ta noor mees ei ole. Ega ei ole hea, aga tal on selline... Sa peaksid kuulma seda uut digipopi lugu, kus seal on sellise tunne, et vana, ma ei teagi, isegi mitte inimene ei ole enam see, kes laulab. Ja see on väga laljakas. Hästi lahe. Tore, mis peavad siis kõik olema noored ja ilusad? Ei pea. Jumal tänat. Vanad daamid on ka kas sellise efekti saavutab ka siis, kui sa käid oma neid häälepaelu korrigeerimas? Neid käiakse korrigeerimas või? Aga muusikud vist teevad seda aeg-ajalt. Ei, ma ei usu. Neid ei julge. Sa ei taha, et su hääl, ma ei tea, näiteks välja kui vana saab. Ma ei tea, ma lihtsalt praegu räägin puhtalt emotsiooni pealt, aga ma arvan, et ükski laulja ei luba oma häälepaeli puutuda, et see on ju põhitööriist sul, kui seal üks asi valesti läheb, see on ju kõik. Aga see on tööriist, mis ka kulub, et ma saan aru, et... Aga milleks korrigeerida? Ei, mingid uusi hääli võib-olla kui on midagi pekki läinud, et siis... Sellepärast on ka inimesel väga spetsiifilisel, igal ühel on enda hääl, eks ju. Aga ma nagu oleks lugenud. Ei, see on jura, seda ei saa olla olemas. Äkki lugesid Onionist? Kus oli häälte palt see reklaam, et osta uued häälepaelad, et sinul oleks ka vaja. Mõtle, kui Siim tuleks, ei kähiseks enam, vaid räägiks mingi selge kõlava häälega nagu Jaak Joola, see oleks õudne ju. Kas Morrisil ei olnud vahepeal käredam? Ei ole olnud. Läheb niimoodi, jah. Aga teatud äge androküünsus on tema häälde tulnud ja ma tervitan seda. Laul ise oli tore, tema stiilis selline paadi kiigutamine. Head sõnad. Jah, head sõnad tõesti, et selles... et ta on leidlik teemade leidmisel lugudest ei kirjutada vaata niisama, et mingisuguseid labasusi. Ja. On ju? 8. Soppaga. Piret. Morrissey on sulle tee peale ette sattunud, ei ole? Niimoodi laivis kontsertidel paraku vist mitte, kui ma mõtlen, aga ma just mõtlen, kas nagu kõlaritesse... Täitsa nagu mööda kuidagi sattuda on keeruline vist. Aga... Kultuursel inimesel tõesti. Jah. Aga ei, mulle ka väga-väga meeldisid praegu need sõnad nii kuidagi, iga asi oli kuidagi nii kujundlik maalis kohe sellise nagu selle väga konkreetse pildi silme, et millest jutt käib. Et väga huvitav lugu, mida niimoodi tähelepanelikult kuulata. Ongi lugu, mida peabki kuulama kõrvaklappidega ja niimoodi kaasa mõeldes. Et jah, viisi mõttes ma ütlekski, et Siim vist ütles seda sama, et hästi tüüpiline Morrissey on ja, et ei olnud midagi väga uudset. Aga jah, ma olen sellisele klassikule. Mina ei ütleks, et androküünseks oli see asi muutunud. Jällegi ma ütleks ka see maneer, kuidas ta seda esitas minu jaoks hästi Morrissey. Ja ma ei ütleks ka, et ta väga vanana oleks siin kohal kõlanud, et ma siin kohal jään nagu eriarvamusele, et ma ütleks heas vormis või heas toonuses isegi tema kohta. Kõik fännid räägivad ka seda praegu, et juba hästi on ta selle ajahambale vastu pidanud ja mul on ka tunnet, et Siimul on natukene mängus seda eelarvamus siin, sest me rääkisime. Sest välimus on tal küll siuke, jah, et ta enam ei meenuta sellist, nagu ta siis omal ajal oli. Ta vist võtab särgi seljast ära lived lendisil. Mul ei ole kunagi eelarvamust mängus. Aga praegu tekkis igal juhul huvi, ma lähen kohe guugeldama, milline Morrissey praegu välja näeb ja siis Iggy Popi seda uut teost tahaks ka väga kuulata. Aga ei, jumala eest, ma ütlen, mina sellisele klassikule julge alla 7 panna, kuna mulle lihtsalt praegu see Sibyl Wayne'i lugu ikkagi meeldis saates kõige rohkem, siis ma täpselt sama palju ei saa panna, siis ma panen lihtsalt tiba vähem, ma panen 7, aga mulle tegelikult meeldis. Jah.
Kas sa, Merit, tundsid ka ennast ära seal, kus ta Morris ennast kirjutas, et olen see 3000 miili kaugusel olev nörd, kes ripub sinu sõnade küljes? Otseselt mitte, sest ma pigem tegelesin vist oma peas sellega, et kuna see viis oli tõesti väga, ta oli nagu ka Smitsi varasest repertuaaris, ma tegelesin rohkem sellise nostalgiaga, mis kohati nagu hakkas mingisugused pisarad ka kiskuma, sellepärast, et tekkis see kurbus, et Morrissey, kes on nagu kuidagi muusikameedias või meedias üldiselt siis sellisesse negatiivsesse valgusesse sattunud ja siis kuidas mina ka teismelisena elasin seda muusikat läbi ja mõtlesin hoopis teistmoodi temast, et kuidas see mingi muusikaline nagu mingi Eros su enda jaoks on ajapikku kuidagi ära kulunud ja selliseks natuke naeruväärseks muutunud. Mul tekitas see kuidagi seda kurbust ja nagu Smitsi see nagu Morrisse selline tüübilised meloodiad, nagu nad rõhutasid siin loos ka nagu seda ja siis tekkis nagu mingisugune kirgi nutuvõru nagu kaastundest või? Ja mingisugune kaastunne, siis mul otseselt nagu ma ei tea, kas mulle meeldib sellist tunnet üldse tunda nagu mõne muusiku suhtes, et ma kuidagi nagu hakkan haletsema, et see on kuidagi nagu ei tundu üldse õige tunne. Kas ta on vahepeal ära tühistatud või mis? Seda vist sai vahepeal. Vahepeal tühistati ja ta on siuke sõnakas ja ütleb nagu tegelikult tema ei ole, ta on alati samasugune olnud, aga maailm ümberringi on muutunud. Natuke tundlikumaks, jah. Ja maailm on läinud tunduvalt tundlikumaks, et siin päris kõik ei maksa ikka suust välja ajada, mis nagu öeldakse, sulg suhu toob. Jah, neid vanu intervjuusid vaadates, siis ta oli tõesti juba noorest peast sükene. Aga samas lugu mulle meeldis seda kuulata just eks selle aspekti pärast ka, et see nii sarnane sellele bändi ajale oli, et ta ei olnud ka võib-olla nii ikkagi lõpuks nii kibe, kui ma kartsin. Ei ole üldse kibe. Et pigem nagu kuidagi toreda nurga alt lähenetud isegi sellele teemale. Ja tal koosneb bänd praegu poolelisti naistest, kes kirjutavad talle ka lugusid. Okei, seda ma ei teadnud. Võib-olla peaks lähenema uuesti sellele asjale niimoodi. Paned 6 või? Pühendunult. Ma ikkagi ta on 7 vist. Lugu mulle täitsa meeldis. See teeb siis meil 22 punkti või? Morrissey ja Lester Banks võitis saate Sybil Wayne. Enne kui me läheme, räägime kiiruga ka üritustest. Mina hea meelega teen selle ukse lahti. Ja soovitan siin ühte vinüülplaadi ilmumise pidu ja selle plaadi taga on siis Tikas, Pajula ja Soo ehk siis Mart Soo, Heiki Tikas ja Margo Pajula on teinud sellise korraliku suht mürase improvisatoorse asja ja nüüd esitavad siis seda ka laivis 26. märtsil Tallinnas uues Laines. Tõenäoliselt saate ka seda plaati osta, ma tean, et see tuli hästi väikses tiraažis. Ma soovitan minna 25–28 vahemikus mõnel õhtul Ants ühe muusikali Carmen Electra vaatame EKA galeris, see nüüd tuleb korraks tagasi. Endal oli ka kahju, et esimesel tiirul ei näinud, aga nüüd siis lähen vaatan ära. Ja mina muidugi on oluline, et sel nädalavahetusel on Tallinnas, seal Paavlis too Dreamscape festival. Seda sa soovitasid meil eelmisel korral. Ma juba eelmine ajal soovitasin, nii et ma lihtsalt sel korral mul tuletasin seda meelde, aga soovitan veel ka Tallinna uue muusikaansambli õhtut Scrapyard, õhtut
Kanuti Gildi saalis laupäeval 14. märtsil, kus neil on multimeedia kontsert etendus. Et tuleb ettekandmisele nüüdismuusikat ja erinevaid meediumeid ühendavad seal nad oma teostega ja see Scrap Yard on Tallinna uue muusika ansambli Lo-fi muusikaetenduste sari, mis on nüüd juba siis... Nad mängivad seal ise tehtud instrumentidel, mul on need piletid isegi olemas. Jah, 6 aastat tagasi. Believe it or not. Meil oli külas Piret Järvis, siis teile kõik, no ma ei tea, mida teil on vaja, kivekotti ei ole vaja, naelt ei ole vaja, kummi... Kõike vaja. Kõik nii kivid kotti kui naelad, kummi, ühesõnaga Kurt Laks seal hirmsas tihedas konkurentsis meie väikse Eesti eest seismas. Jaa, aitäh. Tehke Eesti suureks. Me anname endast igal juhul parima. Seda ma usun ka. Jah. Minul jäi mulje... Sinna ei lähe selle, millega lööma? Käega ja mütsiga ei meil löö. Mütsiga lööma, just nimelt. Ikka. Saate algusest, kui Piret rääkis, mis ta kõik tegema peab, minu arust ei piisa sellest, et me lihtsalt soovime, me peaksime kõik neile appi minema. Täpselt, jumala õige. Jaa. Stuudios olid ka kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor, mina olen saatejuht Raul Saaremets, loomulikult täname meie sponsoreid. Tepsli, Converse Eesti, Muusikalinn, Tallinn, aitäh! Ja oleme tagasi nädala pärast. Kõike head! Ciao! Ciao!